hunnik pappi ja suitsev kinnisvara. Sooman ja Vatsel, ausalt ja otsekoheselt kinnisvarast. Tere kuulamast järjekordset episoodi podcastist Hunnik pappi ja suitsev kinnisvara. Mina olen Pindi kinnisvara müügipartner Peep Sooman. Ja mina olen LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Kätlin Vatsel. Ja täna me räägime sellest, mis toimus kinnisvaraturul eelmisel aastal, mis on toimumas käesoleval aastal ja mida üldse oodata. Tegime siin vahepeal paarikuuse pausi, kogusime mõtteid, puhkasime ja tegelesime kõige muuga kui raadiosaate tootmisega, aga nüüd me oleme tagasi ja paneme sellel aastal täie hooga edasi. Ja kui ikkagi lavale tagasi aplodeeritakse, et siis tuleb tulla. Täpselt et ootused on kõrged ja meie siis üritame nii nagu eelmisel aastal kõik siis aktuaalsed kinnisvara ja kodulaenu teemad teieni tuua igakuiselt, et seda niši turul väga keegi täitnud ei ole ja tundub, et me oleme siis leidnud augu, mis inimestele korda läheb. Nii, et suur tänu nendele inimestele, kes meile aplodeerisid, aga lähme siis asja juurde. Vaatame kõigepealt 2024. aastale peale ja kõigepealt meenutame, missuguse meeleoluga me eelmisel aastal seda podcasti üldse alustasime. Ma mäletan seda, et kui me Kätlen sinuga esimene kord arutasime, siis me ka podcastis ääriveeri tõdesime ja omavahel võib-olla ka natuke rohkem tõdesime, et no ega neid häid uudiseid nagu väga palju pole. On ju. Nüüd on peaaegu aasta mööda läinud ja üllatus, asjad on hakanud muutuma. Jaa, nüüd läheme siis sellesse eelmisesse aastasse, eks? Et mitte sellesse aastasse, et mul on tunne, et meie see kokkuvõtte sinuga, kui muidu kinnisvaraturg ja laenuturg käib ikkagi suhteliselt ühte jalga ja meie kokkuvõtted on nagu suhteliselt ühest august, siis ma arvan, et eelmise aasta kohta meie kokkuvõte sinuga saab olema ikkagi märgiliselt erinev. Või mis on sinu sellised siis põrgatan palli tagasi, et sinu sellised märksõnad kokkuvõtte osas siis eelmisest aastast? Noh, need on kõik juba väga palju räägitud teemad, et ega mingit uut mõõdet on väga raske anda, aga sellegi poolest ma proovin kokku võtta selle, et see oli hästi polariseerunud aasta, et ühelt poolt oli nagu hea aasta, teiselt poolt oli jällegi kehva aasta, et näiteks võrreldes 2023. aastaga, kui me vaatame puhtalt korteriomandite tehingute arvu, siis see langes nii Tallinnas kui ka koondina suuremates linnades. Nii et mis seal siis nagu head on. Teisipidi väga oluliseks verstapostiks oli see, et Euribor hakkas järjepidevalt langema ja langeb edasi, mis küll tarbijate kindlustundes täna veel mingisuguseid muutusi pole teinud, aga sellegi poolest vähemalt olemasolevad laenumaksed on odavamaks läinud, tulevased laenud on odavamaks läinud tänu sellele, ma pean siis tulevaste laenude makseid silmaseks, et need on võib-olla sellised 2 või 3 tegelikult tarbijate kindlustunne oli sinna sisse peidetud, et 3 sellist kõige olulisemat märksõna, et tehingute arv just nagu turg nagu töötas, aga midagi ülearu elavat või vilgast ka ei olnud. Raha läks odavamaks ja ega tarbija õnnelik ikka ei ole, sellepärast, et ehkki nüüd viimane kvartal oli meil, eelmise aasta viimane kvartal oli siis ka lõpuks ametlik majanduskasv ja me hakkame vähemalt riikliku statistika järgi hakkame august välja ronima, siis ega meie mured ei ole veel murtud. Jah, nii palju näen mina eelmist aastat. Ja mina võtaksin kokku, et eelmine aasta oli siis selgelt ostjate aasta, et ühelt poolt oli väga hea rahulik aeg siis kodu valida, et turg oli selline vajaduspõhine, spekulatiivsust seal väga ei märganud kui siis mingid üksikud tehingud
ja ostjate aasta selle poolest ka, et kui ma vaatan nagu panga poole pealt, siis esiteks said kliendid, ma ei teagi, kas Eesti turul on olnud sellist kampaaniat, et esimene aasta on 0 marginaal, et ei tulegi ette. Ehk et siis A ja B varade ostjad said 0 marginaali kampaaniat ja ka muid pankade siis sooduskampaaniaid nautida. Refinantseerimine ühest pangast teise kolimine oli tasuta, esmakordselt siis mingite pankade poolt. Ja kolmandas, mis sa juba nimetasid ka, et Euribor hakkas siis kukkuma, ehk siis kõik need, kes alustasid oma siis võib-olla koduotsingut, kui Euribor kõrgem olid, siis mida aeg edasi läks ja kui sa seda kodu valisid, siis seda madalamaks tegelikult see tulevase laenu makse läks. Ehk et igati ostjate aasta ja kui sa ütlesid, et kinnisvaraturul tegelikult tehingute mõttes oli langus võrreldes siis 2023-ndaga, et siis laenuturul olid täiesti teised lood siis tulenevalt refinantseerimistest, mis siis esmakordselt Eesti ajaloos sellist populaarsust kogus, et sa said nagu vahetada oma kodulaenupanka. Jah, aga refinantseerimine tegelikult on siis kui me vaatame turusiseselt, siis ikkagi selline lihtsalt vormistuslik küsimus, et ta ei ole uus laen. Ta ei kajasta uut tehingut, uut inimest turul, see oli lihtsalt kulude kokkuhoius tingitud inimeste poolsed ümbervormistused, eks ju. Just. Aga statistiliselt läheb ta nii-öelda väljastatud laenude alla, lihtsalt osad laenud ei läinud mitte kodu ostu, vaid siis kolisid ühest pangast teise. Jah, refinantseerimise aeg on täna läbi, Euribor kukub edasi, et mis me sellest eelmisest aastast ikka pikalt kaagutame, eks, et kõik ju teavad ja kes on teada tahtnud, on lugenud meediast, mis eelmisel aastal kinnisvaraturul toimus, aga käesoleva aasta tundub ka põnev tulevat. Absoluutselt, et kust me siis alustame? Kui me vaatame Euribori, see langeb edasi. Täna hommikul just vaatasin. See on hea uudis. Jaa, see on hea uudis, et mis see finantsturgude prognoos on, et aasta lõpuks ennustatakse, et Euribor jõuab 2-ni. Aga see täpselt sõltub sellest, et mis päeval me vaatame, kuidas finantsturud parasjagu ennustavad, et hetkel on see siis 2-ni, oli 6 aega tagasi juttu, et ka alla 2, siis elu näitab. Positiivne on see, et see on langustrendis ja võtsin siin kalkulaatorist ikkagi inimesele kohe numbrid ka ette, et kui me võtame 150 000 eurot, mis siis laenusummana 30 aastaks, siis nii-öelda 4% Euribori peal oli see laenumakse 860 eurot ja 2% Euribori peal on see 680 eurot. 180 eurot kuus vahe. Ehk 180 eurot kuus vahe. Üle 2000 euro aastas. Just. Päris arvestatav, eks ju. Ja sa võtsid pangamarginaali ja jätsid fikseerituks? Jah. See on hea uudis. Raha hind langeb. Veel on hea uudis. Oodatakse, et majandus taastub. Just. Mitte ei oodata kiiret majanduskasvu, aga vähemalt ei kardeta enam suurt sügavat miinust. See on muidugi selline 2 teraga mõõk, et mul täna hommikul oli just nimesid ei sobi nimetada ühe rahaasjades minust oluliselt targema inimesega arutelu, et ega me ei ole Eesti erand selles laias maailmas ja ei ole ka praegune periood erand võrreldes varasemate aegadega, et tegelikult kui majandus hakkab tõusma, siis alles sellel hetkel on inimestel kõige nii-öelda raskem aeg. Ehk see eraisiku heaolu või vastupidi, see kindlustunde puudumine tuleb alles siis, kui majandus on põhjas ära käinud. See ei tule kohe, nad ei ole niimoodi ühel ajajoonel ja täna me näeme, praegu on turg totaalselt hetkel maas, inimesed on väga ettevaatlikud, pankadel pole enam selle Refini
numbritega ka siin vehkida midagi ja kõik tunnistavad, et iga laenuklient on kulla hinnaga, nagu meil on iga ostuklient kulla hinnaga. Et ja see ikkagi tahaks öelda, et ootame kevadet ja kui märtsikelluke välja tuleb ja mätas kuivaks läheb, siis tekib jälle inimestel see geneetiline vajadus pesa punuma hakata, aga elame-näeme, et siin see taastumine ja haavade lakkumine saab olema ilmselt ikkagi pikem protsess kui nädalad või üksikud kuud. Majandusega paratamatult käib kaasas ka siis inflatsiooni hindamine, et ka meie inflatsioon ei ole ka täielikult kontrolli alla saadud, nii et eks see annab ka inimestel ju jätkuvalt tunda, õnneks on ta nii palju kontrolli all, et me ei räägi siin kahekohalistest numbritest enam, vaid me räägime üksikutest protsentidest. Et selles suhtes ka see on tegelikult hea uudis, et vähemalt mingit sellist meeletut hinnarallit enam ei ole ja kaupmehed on ka aru pähe võtnud, sealhulgas kinnisvaraomanikud. Et hinnad on paika logisenud või vähemalt osaliselt logisemas. See on ka kindlasti aasta 2025 üks oluline märksõna, et ma usun, et kinnisvaraturul logisevad hinnad paika. Jaa, ma arvan, et see on hea, aga ma olen nagu teoreetiliselt sinuga nagu kõiges nõus, et lihtsalt kui ma vaatan korra sellesse nagu reaalellu, et võtame need aasta esimesed 2 kuud, et taotluste arv näiteks meil on jätkuvalt üleval sellisel eelmise aasta teise poolaasta tasemel ja tegelikult ka need refinantseerimised ei ole kuhugi kadunud ja kodu ostetakse, meie laenuhalduritel tööd on jätkuvalt palju ja kas või kui me lähme restorani, sest restoranid on ka täis. Et see on see jätkuv vastuolu tegelikult, mida me eelmisel aastal nägime. Kusjuures see ei ole vastuolu, sest vaata, kui me vaatame kodumajapidamiste kontodel oleva jäägi hulka, siis see raha on ju meeletu. Ajakirjandus on lihtsalt seda valesti tõlgendanud, et vaata, kui rikas eestlane on, et pole ju eestlasel häda midagi, mis nad kuradid vinguvad. Tegelikult muidugi see number on paras bullshit, sest jõukus on jagunenud ikka tohutult ebaühtlaselt. Restoranid on täis sellepärast, et meil on liiga vähe restorane. Ja tegelikult, kui me nüüd räägime ka kinnisvara turu aktiivsusest, siis me ei saa ära unustada, et näiteks Tallinna puhul on jutt alla 1000 tehingust kuus. Me oleme Euroopa Liidu riik, pealinn ja alla 1000 tehingu kuus, ega see polegi nagu mingi turg, et selle kas see nüüd on parasjagu 800 tehingut või 950 tehingut, et ega see nüüd ei näita nagu sellist probleemide lahenemist ühiskonnas üldiselt. Kui meil ainuüksi Tallinnas elab 450 000 inimest ja Harjumaal tugevalt üle 500 000, eks, et need elanikkonna kohta tehingute arvud ei ole meil üldse midagi müstilist või midagi väga suurt, vaid tehinguid teevad need, kes saavad teha, aga nende hulk, kes ei saa teha ja kes pikka aega veel ei saa teha, neid on ikka väga-väga palju. Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, mis puudutab nagu kinnisvaratehingute arvu. Me lihtsalt võib-olla ei ole nagu oma majast nagu objektiivselt seda turgu hetkel hindama, et meie populaarsus on lihtsalt olnud nagu kasvutrendis, mis on andnud siukse selle, kus me siis täna oleme, et ka muidu kinnisvaratehingute ja turu mõttes ma olen suga absoluutselt nõus. No lihtsalt mõte on selles, eks, et kui me üldiselt vaatame seda kogu makropilti, Euroopa ägiseb, kogu Euroopa majandus, Euroliidu majandus ei ole seal mingisuguseid suuri plusse. Vaatame nüüd neid värskeid sündmusi, mis juhtus Ukraina presidendi ja Ameerika Ühendriikide presidendi vahel. Ei anna see mingit kindlustunnet mitte mingil moel kohalikule elanikule juurde ja ei anna see kindlustunnet juurde ka juba varasemates podcastides mainitud Londoni või Milano investeerimispankurile, et tuleks ja paigutaks 20 miljonit või 200 miljonit eurot
Eesti kinnisvaraturule on ja olukorras, kus põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikide president Ukraina presidendi perse saatis, eks. Ja tõsi, jällegi positiivsed uudised käivad negatiivsetega koos. Enne kui nädalavahetus läbi sai, tulid juba väga tugevad sõnumid Ühendkuningriikidest, Saksamaalt, Prantsusmaalt, et paistab, et Euroopa ikka võtab selle juhtrolli üle ja Vene kirsa üle Narva piiripunkti ei astu, eks, aga kui me räägime inimeste hirmudest, siis ega sellised geopoliitilised üsna õudsad dialoogid nüüd midagi nagu kinnisvaraturule ja üleüldiselt nagu tarbimisele ja tuleviku perspektiivile, ega nad midagi head ei tee, eks. No nad teevad seda taastumist nagu veelgi aeglasemaks, et me viimased siis me ei oskagi, palju me oleme elanud sellises väga muutuvas maailmas. No 5 aastat. Just need 5 aastat, et kõik need suured muutused, millega me oleme pidanud nagu kohanema, et neid nii-öelda negatiivseid sõnumeid on ju oluliselt rohkem olnud ja kõik on olnud ikkagi suhteliselt nagu heitlik. Ma tunnistan ausalt, mul on sellest 5 aastast kopp ees juba. Ma olen suga täiesti nõus. Et kui sa võta enne seda 5 aastat, see periood, mis oli vaikselt tõusujoones? Vaikselt tõusujoones vahepeal siis korraga väikene jõnks allapoole, kõik elu oli nagu arusaadav ja enam-vähem etteaimatav ja kusjuures mina olen veel keskmiselt spontaansem inimene, et enamus inimesi ei suuda minuga ühes rütmis üldse püsidagi, sest mul on 100 ideed minutis ja ma hullukene veel proovin 1,5 ellu ka viia, aga ma nüüd mõtlen selle peale, et kuidas see keskmine inimene nüüd hakkama saab, kes ei taha üldse kuulda sellisest asjast nagu sõna muutus. Et tuli COVID, oli see siis nahkhiir või oli see siis Wuhani labor, eks tegelikult päeva lõpuks on üsna ükskõik, et igatahes sealt see asi pihta hakkas ja siis hakkas üks jama teise otsa ja see jama ju ei ole absoluutselt läbi. See jama ei ole enne kui ega me ei tea, peale sõda või peale mingi uus jama tulla, aga igatahes jama pole läbi ja üle 5 aasta kogu aeg nii dünaamilises maailmas, kus on selline orkester mängib nagu täiel rinnal ja samal ajal hästi kõvasti ja valesti, siis ühel hetkel lihtsalt tahaks karjuda, et jääge fucking vait 5 minutiks, ma tahan rahu ja vaikust ka, ja meil ei ole antud seda. Või tunned sa teistmoodi? Need muutused, mis maailmas on toimus, on kindlasti, ma ei tea, 5 sajandi suurimad, aga ainukene asi, mis mind võib-olla nagu rahustab siit Eestist eestlasena vaadates, on see, et me oleme kohanemises kindlasti Euroopa meistrid. Maailmameistrid. Või maailmameistrid. Okei, maailmameistrid ei ole. Keegi Euroopa siis. Ja, kui me lähme Lõuna-Ameerikasse või Afrikasse või kuskile ebastabiilsete režiimidega riikidesse, siis seal on see kohanemisvõime oluliselt veelgi tähtsamal kohal, aga meil on vähemalt mitte vanemal, kurat, me ei ole sinuga ka vanem põlvkond, aga juba keskealistel inimestel meil on see nõuka ja kool on olemas, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Aga see ei tähenda seda, et meil nagu kõrini ei võiks olla sellest. Aga tulles kinnisvaraturu juurde tagasi, mis me siis proovime nagu mõned faktid ka panna, et me võime siin jäädagi kiruma siin erinevaid poliitikuid, aga selle üle meil puudub igasugune kontroll ja homne päev võib olla täielik üllatusruudus, mis kindlasti mõjutab turuaktiivsust ja negatiivselt. Teadast asjast me juba rääkisime, eks ju. Negatiivselt mõjutab see, et iga kuradi nurga all mingid maksud tõusevad või on tõusnud. Emba-kumba. Ja see mõjutab inflatsiooni. See mõjutab inflatsiooni, see mõjutab inimeste maksevõimet, see mõjutab üleüldist kindlustunnet ja see mõjutab inimeste tarbimisotsust lõpuks. Just. Nii, mis me mõjureid me veel näeme kinnisvara turul olemas? Palgad õnneks jätkuvalt kasvavad, ehk see pakub mingisugust leevendust nendele maksutõusudele. Ja tööjõupuudus on jätkuvalt madal. Just, ehk et inimestel on tööd ja inimestel on jätkuvalt sääste.
ja inimestel on jätkuvalt vajadus kodu osta. Ma nüüd tõstatan ühe teema vahele. Tegelikult nad on kõik omavahel hästi tugevalt seotud. Ma julgen nüüd esimest korda öelda välja selle prognoosi, et kõik märgid näitavad, et hoolimata sellest 5-aastasest kassikontserdist, mis on maailmas ja Eestis toimunud, siis hoolimata kõigest tundub täna, et sundmüügid ja pankrotilained jäävad ära. Ja seda me näeme väga-väga minimaalselt. Jah, et samas eelmine aasta oli veel, ütleme nii, et kirves oli veel õhus, täna paistab, et kirves on pakku löödud ja kellelgi pead maha pole võetud. No mõned erandid on paratamatult mõni ettevõtte, kas on teinud ise rahavoo juhtimise, on kuidagi õnnetult hammasrataste vahele jäänud, mõni inimene on teinud natukene tormaku otsuse või olude sunnil, selles mõttes, et me ei saa kõiki, ma ei tea, kiirlaenu lõksu jäänud inimesi nimetada kohusetundetuteks, et need kannatajaid loomulikult on. Kannatajaid on ka headel aegadel, aga sellist asja, nagu me nägime siin 2009, 2010, 2011, kus sõna otseses mõttes kaardimajakesed kukkusid, pered pidid pisar silmas oma kodud maha jätma, nullist alustama, oma surnud hobuseid maksma edasi, et seda sorti nagu maksevõimetuse lainet ei paista tulevat ja täna, kui nüüd jälle järjekordset uut kontserdi nagu seda etüüdi peale ei tule, siis paistab, et olemasoleva infobaasil seda ei tulegi. Ma olen sinuga täiesti nõus, et inimesed on ikkagi need viimased 5 aastat väga hästi hakkama saanud. Et me ei ole näinud praktiliselt mitte mingisugust võlgnevust kasvu kodulaenudes. Hästi vähe on olnud, aga see on hästi vähe. See on ikka väga minimaalne, et kuna me oleme nagu all time low nii-öelda selle statistilise näitajaga, et kui palju on siis viivislaenude osakaal kodulaenudes, et siis see on nii-öelda väga hästi on hakkama saadud, et oma kohustusi teenindatud. No see on kõva sõna, see on iseenesest kõva sõna ja see aitab jällegi turutaastumisele kaasa, sellepärast et kui sa ei tule sellest majanduskriisist, ei tule võlgadega välja, vaid tuled kas või nulliga välja, siis sa saad uuesti palju kiiremini jalad alla ja sa saad oma elu rahulikult edasi elama hakata ja uuesti seda kõike üles ehitama hakata, mitte sa ei pea vana äralõhutud maailma nii-öelda puhtaks raukima enne. Just. Aga mina tahaks tegelikult selle meie praeguse info valguses rääkida võib-olla siis ühest veidi murelapsest minu jaoks, et uusarendused. Kui me räägime, et kõikidest nendest sellest negatiivsetest uudistest, mis seda aastat siis võivad mõjutada. Ja paneme sinna juurde selle, et uusarendused on jätkuvalt väga kallid inimesele, keskmisele Eesti inimesele, et osta kodu siis uusarendusse. Ja meil on päris palju valmis uusarendusi müügis. Mingites piirkondades on ostjatel ikka väga-väga suur valik, et kuidas sulle endale tundub selle aasta kontekstis, et mis sa näed, et mis uusarenduse turul võiks toimuda? Uusarenduste turg on minu jaoks täiesti nagu lõhestunud. On nagu see nii-öelda see arusaadav pool ja siis on see arusaamatu pool. Arusaadav pool on see, et kui arendaja ehitab enda maja, ükskõik kui palju ta siis selle krundi eest maksis. Kas ta maksis 400 eurot ehitusõiguse eest ruutmeetri kohta või maksis ta siis 1000 eurot, vahet ei ole. Ehitushinnad on täna enam-vähem teada. Kui ta müüb seda korterit, ei tea, 3500, 3600 eurot ruutmeeter, siis on arusaadav. Kui me räägime Tallinnast ja Harjumaast, see sõltub muidugi piirkonnas ka, aga ma toon sellise ümmarguse näite. See ongi kõik arusaadav. Arendajal on oma marginaal seal, tal on oma kulud, tal on oma riskid, ta peabki kasumit teenima, sest miks keegi peaks lihtsalt ilma põhjuselt ettevõtlusega tegelema. Kinnisvaraarendus ei ole mingisugune erand. Nüüd teine pool, see arusaamatu pool on see osa turust,
kui ma vaatan meie seda uusarenduste monitooringut, me seirame seda iga kuu, siis on suur hunnik projekte, kus pole viimase poole aasta või isegi aasta jooksul mitte ühtegi müüki tehtud, aga hindu alandatud pole. Ja samal ajal on nende ruutmeetri hind seal võib-olla, piirkonnal niikuinii mitte vastav, aga ka absoluudis nagu päris kallis, et seal 5000 eurot ruutmeeter pluss. Ja ma ei oska seda enam mitte millekski muuks nimetada kui ahnuseks. Õnneks on tegelikult turg on juba paika logisend, et mõistliku hinnaga uusarendused on proportsionaalselt võrreldes vanade varadega üsna õiglaselt hinnastatud ja kõik on hästi. Nüüd need varad, kus on see ülehinnatud jääk, need jutumärkides siis vanade heade aegade hinnad ja arendajad on vana rasva peal oodanud või lootnud, et äkki keegi hullike tuleb ja ära ostab. Ega neil pole muud ei jää üle, kui teha väikene või väikesest natukene suurem allendlus. Ja ongi kogu lugu. Ja siis müüakse lõpuks ikkagi maha. Et täna enam uusarenduste turg ei ole ka sellises kriitilises seisus nagu eelmisel aastal umbes täpselt samal ajal, kus kõik nagu olid ülehinnatud. Ja siis oli mure, et kui nüüd uusarendused kukuvad, siis see hakkab tervet nagu turgu mõjutama ja ma ei pea silmast hinnataset, et me oleme sellest ka korduvalt rääkinud, et päeva lõpuks hinnad pluss miinus 20%, see ei ole mitte mingisugune katastroof maailmas. Aga et kui selline müügisurve peaks järsku tekkima, siis see võib turu uuesti kinni jooksutada. Täna on nii palju uusarendusi mõistliku hinnatasemega saadaval, et tuleb jälle iga kuu tuleb projektikene või 2 tuleb juurde, kes reguleerib oma hinnad ära ja siis selle umbes 3000 ühikulise jäägi hulgas siis omakorda siis konkurents natukene suureneb, aga ta ei ole selline meeletu ja paaniline allahindluste tegemine, et need on tegelikult niimoodi tasa ja targu ära tehtud paljudel puhkudel ja osad arendusprojektid on tõesti sellised, et seal selle peale tuleb lihtsalt käega lüüa ja oodata, millal 30% odavamalt saab. Seal on ilmselt need, mida sa kirjeldasid, et need natukene arusaamatud, et tõenäoliselt on omanik ikkagi siis oma vahenditega seda finantseerinud, sest et muidu ei ole loogiline. Ei, kui oleks oma vahenditega finantseerinud, siis see oleks ebaloogiline, sest vaata, kõik tahaksid oma raha kätte saada. Need, kellel lõviosa nendest, kes hoiavad hinda üleval, pole oma raha üldse alla. Nad on teinud kas sellise sõprade seas või ükskõik kelle seas, nad on teinud sellise mikroühisrahastuse, lükanud selle sisselaenatud raha SPV-sse oma kapitaliks, näidanud pangale seda, sellest me oleme rääkinud ka sinuga. Ja nutikamad on isegi oma grundi soetusmaksumuse juba tagasi sealt koukinud. Niimoodi, et neil ei olegi mitte midagi peljata peale mõne võlausaldaja püha viha. Aga aasta on 2025, mitte 1996 ja püha vihaks jääbki. Et sa võid hagi saada, see ettevõte võib hagi saada, see ettevõte võib pankrotti minna, maha täna enam kedagi ei lasta, ilmselt. Et inimesed oma elu pärast kartma ei pea ja nad lasevadki südamerahuga niimoodi edasi. Et pole minu asi näpuga näidata, et millised projektid tunduvad olevat sellised või millised projekte ma tean, et sellised on, aga nähks igaüks saab ise hinnataseme järgi nagu tuletada või oletada, et kui maja on valmis, 2/3 või pool on müümata ja hinnad on jätkuvalt laes, siis vahet ei ole, mismoodi see finantseering on tehtud, selge on see, et seal on selline punane lipp on püsti. Kuidas sa näed või su tunnetus on nii-öelda peale tulevate uute asjade osas, et sellel aastal müüki tulevate siis uute projektide osas? Tuleb, aga tuleb mõistlikult ja ega nüüd turg seisma ei ole jäänud, ehitusega alustatakse rahulikult,
pigem katsetatakse eelmüüki. Mis on positiivne on see, et enam ei minda selliste ulmehindadega neid ullikesi või lollikesi püüdma, vaid ikkagi proovitakse hinnastada nii, et ka tegelikult kaubal ostja olemas oleks. Et selles mõttes las neid tuleb peale, et natukene läheb alt ära, natukene tuleb peale. Viimase aasta jooksul on see jääk jäänud üsna samaks, see ainus, mis on see muret tekitav natukene, on see valmis ehitatud jääk. Aga küllap see ka alla tuleb, et seal ei ole nii suurt massi taga, et vähemalt praegu arvata, et see suudaks nagu turu uuesti ära külmutada. Pigem oli meie mure eelmisel aastal selles, et kui see samasuguse tempoga kasvab, see valmis ehitatud, aga müümata jääk, siis ühel hetkel on sisse programmeeritud see, et turg jookseb kinni, kuna tekivad suured allahindlused ja suured allahindlused viivad muu hulgas tardumiseni, mitte ostufestivalini, nagu paljud arvavad. Tekib küll ajutine selline ostueufooria, aga ainult ajutine ja siis on kõks kinni. Põhimõtteliselt praegu me näeme seda sama asja. Eelmise aasta lõpus kõik, kellel oli võimalus ostsid uusi autosid, praegu on autode müük kapitaalselt maaseks. Et seal on sama efekt tekiks siis, kui see jääk niimoodi sama tempoga suureneks. Aga momendil paistab see jääk olevat ka niimoodi mitte langenud, aga vähemalt pidama jäänud. Et praeguses turu olukorras tuleb vaadata iga dünaamikat oma selles kontekstis, mitte lihtsalt, et kas midagi tõuseb või midagi langeb, vaid vaadata, võrrelda turumahtudega, võrrelda sellega, kui palju müüke on ja sealt omakorda siis saab mingid järeldusi teha. Ja me laenukomitee otsuste põhjal ma võib-olla näen selle aasta algus versus eelmine poolaasta seda tendentsi, et kui eelmisel poolaastal me nägime uusarenduse ostjaid, kes tahtsid võtta seda koduvahetuslaenu. Ehk et neil vana kodu oli olemas, nad tahtsid vana kodu vastu võtta siis võlli sissemakse ja siis hakata müüma. Ehk et juba ära bronnida see uus arendus ja mõnes mõttes võtta endale see risk, et kas nad siis suudavad selle 6 kuuga selle vana kodu maha müüa. Siis nüüd ma näen uus arenduse ostjaid, selline tunnetuslik, kes on vana kodu maha müünud. Sealt on juba päris korralik oma finantseering ja nad ostavad nüüd. Ülimõistlik on ju? Ülimõistlik, sest sellest koduvahetuslaenust me oleme ka ju sinuga rääkinud ja jõudnud ühiselt järeldusele müts maha sinu ees Kätlin, et sina panga inimesena oled öelnud ka, et ega see koduvahetuslaen nüüd maailma kõige turvalisem toode ei ole, kui midagi nagu kapitaalselt nässu peaks minema. Vastupidi, ta ongi kõige riskantsem toode. Ja, täpselt nii. Alati riskantsemaid tooteid veel on. Kui sa tahad. Hariliku kodulaenu võtja mõttes see on kõige raskantsem lahendus ja kus siis eelmise kriisi näited on siis võib-olla kõige hullemad selle laenu puhul. Ja paljud, kellel asi käest ära läks, olidki tegelikult koduvahetuse ammasrataste vahel. Just. Koduvahetuslaenu. Aga me oleme ise ka nii palju õppinud sellest eelmisest kriisist, et osata nõustada neid kliente, kes seda toodet täna tahavad ja nõustada just selles osas, et palju on sul ruumi selles hinnas seal müümisel alla tulla ja teiselt poolt ka seda, et mida sina ka siis ühes podcastis väga hästi kajastasid, et kui sa nagu müüma hakkad, et siis ja sul on 6 kuud aega müüa, et siis ära hakka hinda alandama 5. kuul, kui sul 6 aega nagu jäänud on, et siis on nagu väga raske selle tähtajaga välja tulla. No ja muidugi, mis meil on aastal 2025 veel ootamas, on täielik konundrum, jätkuvalt on see paganama ESG, see jätkusuutliku maailmapildi, mina nimetan seda pääskevaalat projektiks, et kus ühelt poolt meil 1000 kilomeetri kaugusel raketid ikka jätkuvalt lendavad ja saastavad nii, et hirmus, teiselt poolt siis Euroopa jamama selle rohepöörde ja ESG-ga ja see on juba turule efekti andnud, sest kui ma siin viitasin, et eelmisel aastal tehti tehinguid vähem kui üle-eelmisel aastal, siis me märkasime huvitavat tendentsi, et mis on turul peaaegu kadunud,
on renoveeritud vanad majad, millel on B või C energiamärgis. Need korterid on läinud ja enamgi veel nende müügihinnad on tõusnud. Ja paistab, et tõusevad edasi. Et need majad, kus on renoveerimine ära tehtud, inimesed vaatavad seda kui pikaajalist nagu kindlustunnet tekitavat investeeringut. Ja siin on muidugi omad jokkerid kaardipakis. Esiteks me ei tea, kas ESG muutub üldse kohustuslikuks. Tegelikult tegemist on ju lihtsalt mingisuguse soovitusliku Euroopa Liidu sõnamulinaga, eks ju? Siiamaani veel. Teiseks me ei tea, kuhu piirini ta muutub kohustuslikuks, kui ta muutub üldse kohustuslikuks. Ja kolmandaks me ei tea, kas nendest tänastest energiamärgise piiridest üldse piisab või mitte. Sest tuletan meelde, ühe korra on Euroopa Liidu tasemel neid piirmäärasid üsna nagu vägivaldselt muudetud. Et B-st sai C, C-st sai D ja kui kunagi tehti need, kes varem renoveerisid oma maja ja vaatasid, et korras, meie majaga on nüüd korras, meil on C-märgis käes. Täna nad on jälle D-majas. Ja muud varianti pole, hakka päikesepaneele katusele toppima. Mille kasutegur on punkt 1 natukene nagu kaheldav ja punkt 2, see on üks uhkemaid müüte energiamaailmas, et päikesepaneelid on hooldusvabad ja kestavad peaaegu terve elu. Ja hästi kurb on see, et hetkel see nii-öelda rohepööre on muutunud veidi nagu sõimusõnaks. Aga ta on ju muutunud. Ja, et kui ma võtan siin paar aastat tagasi, et kui sa olid nagu ettevõttes ESG juht, sa olid nagu väga seksika ametikoha peal. Praegu keegi ei taha öelda, et ma olen ESG spetsialist või juht ja see bürokraatia hulk, nagu mis sealt tulnud on. Et tegelikult ega see ideoloogia ei ole ju vale, aga lihtsalt see, et kuhu me sellega jõudnud oleme ja kui ebakindel see kõik on ja kõik see nii-öelda bürokraatia, mis on kaasnenud meie ettevõtetele, no mitte meie ainult, vaid terve Euroopa, aga lihtsalt need näited on niivõrd robustsed, et hästi kurb, et see on muutunud nagu sõimusõnaks ja me ei oska isegi tunnetada, et kuhu see edasi liigub või kuidas. Ma panen ühel wild guessi viskan õhku, et eks vaatab seda aasta või 2 pärast, aga mina pakun, et see ESG projekt sellisel kujul, nagu ta hetkel on, külmutatakse, kuna vastuolud on seal lihtsalt liiga suured. Kuni nende samade energiamärgise nõueteni välja, kuni selleni välja, et üsna julgelt on loobitud välja mõtteid, et teatud energiamärgisest allpool olevaid maju või ma pean siis silmas korterid nendes majades, ei saaks enam võõrandada, aga kus see raha võetakse, et need majad korda teha, see on nüüd nagu tõeline enigma, et see on nii jabur. See kõik see konstruktsioon on nii jabur, et ei ole vahet, kas me räägime Põltsamaast või Trondheimist või Kölnist, igal pool on neid D ja E ja F ja maju, et mis vajavad renoveerimist ja igal pool on inimesi, kellel ei ole võimalust seda renoveerimist isegi toetuste abil ise rahastada, mis omakorda viib, või me ei saa öelda viib, vaid viiks tingivas kõneviisiseks, et viiks selgelt väga suurte nagu riiklike toetusteni, mis omakorda viiks väga arvestatava maksutõusuni, mis omakorda viiks päris massiliste nagu rahulolematuse väljendusteni. Prantslased panevad kohe autod põlema, nagu ma olen juba varem öelnud, aga meil lähevad niisama inimesed piketeerima ja valitsused vahetuvad, eks. Aga sest teised inimesed, keda see ei puuduta, keelduvad kinni maksmast nende vähe energiatõhusate majade renoveerimist. Jah, et kokkuvõtlikult võiks öelda, et ESG-st on saanud kaardipakis nagu selline jokkerkaart. Te ei teagi? No jokkeriga, mina ei ole selle jokkeriga üldse nõus, selle jokkeri paralleeliga. Nii. Jokkeriga on see lugu, et jokker on paki kõige tugevam kaart seni, kuni tal vähemalt üks kaart kõrval on. Oleneb, mis mängu sa mängid? No kui sa mängid mingit kaotaja mängu, et see, kes võidab see, kes kaotab, siis tõesti
aga noh, üldiselt on ikkagi Jokker kõige tugevam kaart. ESG on lihtsalt arusaamatu kaart, et ta on nagu selline, ta on nagu sa ei oska isegi öelda, mis mastist ta on. Täpselt nii, ta on nagu valge kaart, millelt tuleb kõigepealt kile maha tõmmata, issa saad teada, kas ta on sul ärtu 2 või poti äss. Ja ma arvan, see on paremini öeldud, jah. Et me lihtsalt ei tea isegi, mis asi ta on. Jokkeril on nii, kui kõrval on teine kaart, tekib Jokkeril tähendus, on ju. Et ESG-l ei ole täna tähendust, aga selle mõju kinnisvaraturule on juba täna tunda. Muideks, üks järgmine teema, kui sa tahad ESG teemal midagi või tahad Jokkerite definitsiooni näiteks täiendada, on ju. Et kes kui palju selle peale mõelnud on, et mida Jokker tähendab, võib-olla sa soovid täiendada. Okei, raputad pead. Mis on aasta 2025 juba märksõna? Turul on tagasi investorid ja tegelikult on see hea märk. Turul on tagasi flippijad ja turul on tagasi jutumärkides üüriärimehed. Sellest me oleme rääkinud, et üüriäri üksinda on nii negatiivse tootlusega, nii kui sa amortisatsiooni ja selle vakantsi sisse arvutad, et üüriäri on oma olemuselt pigem spekulatiivne ootusega vara väärtuse kasvule, aga mida see tegelikult tähendab, et turul on tagasi nii flippijad kui üüriinvestorid. See tähendab seda, et turu osalistel, nendel, kes üsna riskantset mängu mängivad, on tekkinud usk ja veendumus, et turg ei kuku enam palju või ei kuku üldse. Sest muidu eelmine aasta nad hoidsid nagu katkust eemal igasugustest kinnisvaratehingutest. Nad ütlesid otse välja, ei ühtegi tehingut praegu. Täielik shutdown. Ma võin müüa, aga ma ei osta mitte midagi. Ja nüüd ma näen flippi korteri järel tuleb turule. Kui ma vaatan ordereid, kui sa leiad mingisuguse mõistliku asja selles hinnavahemikus, siis ma ostaks endale üürikaks selle. Ja et jälle on tagasi need investorid. Ja miks see on tähtis? Nagu ma ütlesin, üks asi on see sõnumi pool, aga teine asi on ka see, et see aitab vaba jääki vähendada. Ja omakorda siis nagu teile turul kiiremini stabiliseerida, et kui spekulatiivset raha on liiga palju, siis läheb asi täiesti käest ära. Seda me nägime 2021-2022, kui olid need trepikoja oksjonid. Oligi tohutu kogu spekulatiivset raha ja turg läks käest ära. Aga niimoodi spekulatiivne raha on nagu selline kinnisvaraturu jaoks on nagu selline kajenni pipar või mingi muu vürts, eks ju. Et kui teda mõõdukas koguses on, siis ta annab sellele turule selle hea ja õige maitse ja aina rohkem inimesi tahavad sellest mis iganes hautisest või muust toidust nii-öelda ampsu saada, et nad tahavad seal osaleda, nad saavad aru, et see on hea ja selline maitserikas, eks. Hästi maitsestatud Vladimiri. No kas või hästi maitsestatud Vladimiri, kui me Tabasco kontekstis räägime. Aga ma olen sinuga nõus, et see sõnum on küll hästi oluline ja jällegi, kui me räägime, et mis siis sellel aastal nagu positiivset on, siis just see, et nende investorite usk, et turg enam ei lange. Ja tavaliselt vaata, turud ongi ju, me võime siin lugeda Adam Smithist kuni kaasaegsete majandusteoreetikuteni välja, on ju ükskõik mis raamatuid, aga tegelikult kõik turud tuginevad emotsioonidele. Emotsioon on hea, turg läheb õitsele, emotsioon on sitt, halb. Ja turg tõmbab kokku ennast, tõmbab kookonisse ära ja koliseb seal kookonis tükk aega, enne kui üldse piiluma hakkab, et kas ja mis üldse ümberringi toimub. Mm-hmm. Et kuidas me siis võtame selle esimese podcasti kokku, et esimese käesoleva aasta podcasti. Esimese käesoleva aasta podcasti, et meie tunnetus siis siin märtsi alguses sellele aastale Peep 3 märksõna. No alusta. Pall läks praegu sinu väravasse. Olgu. Mina ütlen, et kevad tuleb veel uimane, hetkel on raske, kevad tuleb uimane
ja siis hakkab tasapisi pall veerema kinnisvaraturule ja ma pean silmas, me ei räägi hindadest, selles mõttes, et mina olen kogu aeg seda uskunud, nagu ma olen öelnud ja täna ütlesin ka, pluss 20%, miinus 20% täitsa suva. Ma pean silmas just tehinguaktiivsust. Seda, et inimesed hakkavad uskuma uuesti turgu. Ja ma arvan, et käesoleva aasta suve alguses juba või kevade lõpus, mais, juunis me näeme, et turg läheb aktiivsemaks. Võib-olla isegi aprillis. Praegu on veel siuke nagu väga keeruline aeg. Veebruar oli hästi raske. Mitte midagi ei toimunud. No kohe mitte midagi ei toimunud. Tuba oli tühi, tuled olid kinni ja kui sa ütled, et sul laenulepinguid on palju, no palju õnne, aga ma ei tea, kellele sa seda laenu annad. Et tehingustatistika seda ei kajasta igatahes. Minu tunnetus on ka tehingu aktiivsuse poolest, et see aasta tuleb aktiivsem ja ma arvan, et see algab, et me näeme seda juba kevadel. Ehk et kui eelmisel aastal, või tegelikult ütleme nii, et kui see eelmise aasta teises poolaastas ikkagi nägime selgelt sellist nagu muutust, et kui esimesel poolaastal läks nagu kaubaks nagu pangalaenudega ostudel, ikkagi selline kuni 250 000, 300 000 vara, siis teisel poolaastal selles trendis tuli muutus. Ja ma arvan, et see jätkub ja läheb nii-öelda positiivses võtmes edasi ka tehingu aktiivsuse osas. Et see, et tegelikult jaanuar-veebruar selline on olnud, ei ole ju üllatus. Tavapäraselt see ongi ju vaiksem. Ja... Kusjuures käesoleva aasta jaanuar oli palju aktiivsem kui eelmise aasta jaanuar. No võt. Aga kui me vaatame nagu eelmist aastat ja üle-eelmist aastat, mis on mõistlikumad perioodid võrdlemiseks kui üks kuu versus teine kuu. Just, et mina lähen optimistlikult peale sellele aastale. Euribor jätkuvalt meil langeb ja isegi need, kes siis on võib-olla pikemalt oodanud seda koduostu käinud ja valinud, need tehingud ära ka teevad. Ja nii ongi. Jah, peaasi, et relvad vaikiksid. Just. Ja kus selles hakkab tunduma, et midagi hakkab toimuma? Midagi hakkab toimuma ja see oleks muidugi turule väga suur puust, aga see on maailm, mis ei ole absoluutselt meie hinnata, sest see nagu just siin värsked sündmused ovaalkabinetis näitasid, et need mängud käivad nii üle meie pead, et me lihtsalt ei suuda mitte midagi ette prognoosida. Lõpetame siis positiivse noodiga, et mina igatahes soovin omalt poolt inimestele ilusat kevade algust. Päike on väljas, käige vaadake. Suvilad on samamoodi tulnud lume alt välja ja majad ja elu väljaspool kesklinna, nii et otsige oma kodu välja ja tulge tehke laenutaotlus. Te tegid reklaami, et tehke laenutaotlus, no olgu, tehke laenutaotlus, kui tahate. Mina soovitan, et vaadake rahulikult ringi ja laenu võtmisel ikka 9 korda mõõtke ja 1 kord lõigake, sellepärast, et ega meil need mured nüüd läbi ei ole. Et see 5-aastane segaduste aeg. Aga lootust on vähemalt, et me hakkame sellest sopast ja sellest vastikust supist tasapisi välja tulema, nii et ootame kevadet ja me juba umbes 6 aja pärast uues podcastis saame hinnata, et kas meie tunnetus oli õige, et kui märtsikelluke välja tuleb, et siis inimesed tulevad ka välja kinnisvaraturule või mitte. Kus nad pääsevad? No kus nad pääsevad, iseenesest väga loogiline, jah. Olgu, tõmbame siis joone alla, Kätlin, jah? Tõmbame joone alla. Ja aitäh teid kuulamast järjekordset podcasti Hunnik Pappi ja Suitsev kinnisvara. Mina olen Pindi kinnisvara müügipartner Peep Sooman. Ja mina olen LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Kätlin Vatsel. Ja tšau pakka! Tšau, kuulmiseni! Hunnik Pappi ja Suitsev kinnisvara. Sooman ja Vatsel ausalt ja otsekoheselt kinnisvarast.